ma olen kuulnud, et see väike kutt oskab teha saltoga välja viset. Ma nüüd ei tea, kas ta julgeb. No, peaaegu. Ütleme, et oli sama. Ei, Messit sellest vennast küll ei saa. Juba kaotas palli. Suurepärane sööt ja lähevad ja tuleb. Kiirus kasvab. Aga ei, suudeti pall kaotada ühele suurele noorhärale, kes andis passiivselt palli tagasi väravahile. Tüüpiline mäng. Aga nüüd teevad kontrat. Kontra on ka üks väga hea klassikaline telekamäng, aga sellest ma ei räägi. Räägime praegu rünnakust ja ei, kahjuks või õnneks laste jaoks löödi see mööda. Mängitud on 3:32. Kordan, et 7 minutit mäng kestab. Seis on 1-0. Värava autoriks väike poiss. Sinises. Ja nüüd tuli viga. Söödeti otse vastasele karistusala äärest. Pall on karistusala sees ja milline? Oi, ei, peaaegu. Söödud on väga viletsad, pidagem vist lahti. Eile oli ju retropidu Tallinna Lauluväljakul, huvitav, kas treenerid siis käisid ka, tegi väikese kantsulka. Jalad kuidagi ei liigu täna. Siin on minemas, tundub, et nimeks tal väike poiss Sinises. Ja kas tuleb peale löök, tuli, saadi jalg vahele ja out. Kelle pall see nüüd on? Seda ma ei tea. Ikka väikeste poiste pall, väga tublid. Ja nüüd läheb, kiirus kasvab. See on nagu rong, mida peatada ei saa, aga löödi küljevõrku. No, parem ikkagi kui treenerite löögid. Vähemalt oli väravas nagu värava poolegi. Ja nüüd üks filigraanne käesööt. Infoneti pojad oleksid palliga pähe saanud, aga ei saanud. Ja milline ilus kaitsetöö. Kaitse on tõesti filigraanne poistel. Ei anta absoluutselt hingamisruumi, nii nagu peab. Kasutavad ära oma tugevusi. Vastaste nõrkused otsitakse ülesse. Monitooride järgi on pallivaldamisprotsent 78-22 ehk siis 78% on meie jalgpalliklubi kasvandike käes olnud pall. Mängida on veel 30 sekundit, seis on veel 1-0. Mina soovitaksin näiteks palli hoida, see on päris hea taktika. Siis ei lööda teile väravat. Väga hea sööt taaskord, aga mina hoiaksin, sest te nagu nii juhite. Päris okei. 10 sekundit veel jäänud. Kas treenerid suudavad? Kas nad suudavad lüüa värava? 5, 4, 3, 2, 1, läbi! Mängu on võitnud Kalevi klubi kasvandikud, nagu ma ka arvasin. Treener viskas selili maha, näha, et on väsinud, jalad pole enam nooled. Mina